Ja tere tulemast kõigile. Juhatame veidikene Katriniga sisse, et mina olen siis Reelika Kiivit, tegelen siin Liikuma Kutsuva Kooli programmi juures eelkõige aktiivsete ainetundidega ja koos Katrin Mägiga siis täna viime seda veebiseminari läbi. Tere siis minu poolt ka. Mina tervitan teid üldse täna Šotimaalt, kus on ka imeilus päikseline ilm, nagu Eestiski ma kuulsin. Et enne kui me läheme õuesõppe teemade juurde, siis selline info teadaanne ka, et võib-olla mõned on juba kursis sellega, aga et koolid on meie käest päris palju küsinud võimalust siis kutsuda koolitajaid oma kooli. Ja nüüd meil on selleks täitsa mitmed võimalused. Esimene võimalus siis Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse kaudu. Meil on pakkuda sealt 8 erineval teemal koolitust. Võtke ühendust haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Anne Raamiga, kui leiate endale sobiva koolituse, et selle sama QR-koodi alt jõuate sinna ülikooli lehele ja iga koolituse peale klikkides siis saate ka selle lühitutvustust vaadata ja kui pikk see koolitus on ja kõik siis koolituse läbinud õpetajad saavad ka Tartu Ülikooli tõendi koolituse läbimisel. Ja teine võimalus on siis võtta ühendust ka otse meie aktiivsete ainetundide koolitajatega, et koolitajate kontaktid leiate te Liikuma Kutsuva Kooli kodulehelt. Kui sealt haridusinnovatsiooni keskuse koolituste alt sobivat koolitust endale ei leidnud, et siis on võimalik koolitajatega otse kokkulepet teha, kutsuda tegema lühikest töötuba, pikemat töötuba erinevatel teemadel. Et täpselt nii nagu vaja on. Aga ma arvan, et me rohkem sellele ei peatu ja läheme edasi siis õuesõppe teemaga ja tegelikult annakski siis kohe sõna meie esimesele koolile, kes oma kogemust jagab. Antsla. Tere päevast! Mina olen Antsla gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld ja mina jagan siis täna oma kooli kogemust. Et ma pean ütlema, et asi sai alguse kõik sellest, et möödunud aastal me olime nii tublid ja tõmbasime ühe loosi. Ja läbi selle rõõmsa loosi saime me endale külla liikumislabori toredad neiud, kellest kohale jõudis ainult Maarja, sellepärast et koroona oli ülejäänud kõik rivist välja viinud. Ja meil õnnestus saada õuesõppe meetodite koolitus 3. ja 4. kooliastme õpetajatele. Ja sellest koolitusest sai kõik alguse see õuesõppetundide läbiviimise intensiivistumine. Et esimene ja teine kooliaste, seal nagu erilist muret meil nagu ei olegi. Õpetajad on üsna aktiivsed ja õuesõppe on nagu juba ammu heas kirjas. Aga seal üleval pool alates 7. klassist see siiamaani, ütleme niimoodi ausalt öeldes, vindus. Et oli ilusaid üksikuid näiteid, aga ei olnud tekkinud mitte mingit süsteemi. Ja Maarja oli täiesti imeline. Ma ei ole teda täna siin näinud, aga tüdrukud teeme nii, et tervitate teda meie poolt veel kord. Kohal, täiesti kohal. No näed, Maarjakene
väga tubli. Ühesõnaga, meie sõna otseses mõttes olime pärast seda koolitust tükk aega lummatud sellest teemast. Ja meil on sellised seltskonnad, kes käivad koos nagu õpikogukonnad. Ja õpikogukonnad on siis kooliastme põhised meil ja kõikides nendes kooliastme põhistes õpikogukondade koosolekutel tekkis kohe arutelu, et kuidas me selle teemaga nüüd edasi lähme. Käisime nii heal koolitusel, saime nii palju hulgaliselt häid meetodeid, et need tuleks kuidagi nüüd siis kiiresti ellu viia, et kui sa kohe neid ellu ei vii, siis need jäävad jälle, et siis see on nagu tore üritus, linnukene on kirjas, aga see asi ei saa ellu viida. Nii, ja siis mõtlesime, et mitte midagi ei ole paremat, kui mõelda endale välja väike sunnimeetod. Ja parimad sunnimeetodid on avalikud Google Drive'i tabelid, kuhu tuleb ennast ise kirja panna. Ja siis me leppisime niimoodi kokku, et alates jaanuarist me iga klassi vähemalt kord nädalas viime õuesõppetundi ja sinna ei kuulu kehaline kasvatus. Kehaline kasvatus meil nii või teisiti on alates jaanuarist on kõik õues, et see ei puutunud üldse asjasse, et asi läks ikka arvesse ülejäänud. Ja tegimegi, iga kooliaste tegi oma Google Drive'i tabeli, aineõpetajad jagasid ise rõõmsalt ära nädalad, klassid, mis nädalal, mis klassiga, vaatasid ainekava, missugused tunnid, missugused teemad rohkem sobisid, eks ju, kus kohe hakkas lambikene põlema, eks ju, ja see sinna pandi. Ja see toimus väga kenasti ja siis oli kokkulepe selline, et kui aeg-ajalt võib juhtuda, et sa ka ootamatult tuleb mõni hea idee, tahad seda ellu viia, ilus ilm ka, lähed teed ära. Ja siis leppisime kokku, et paneme siis need tunnid ka sinna tabelisse kirja, et siis pärast on kevadel hea kokkuvõtet teha, et mis siis toimus ja mis siis ei toimunud. Ja kui mõni tund siis ka sellest plaanist ära jäi, siis seda ka ikka juhtus, sellepärast, et kas siis oli ääretult külm või tuuline või mida iganes, kõike võib ju ette tulla. Ära jäänud tunde oli väga vähe, aga kui ma nüüd tegin tänase esinemise jaoks kokkuvõtet, siis ma pean ütlema, et täiesti spontaanselt alates märtsikuust on toimunud selline muutus, et lisaks meie enda kokkulepitud korrale, et 1 tund nädalas vähemalt oleme õues iga klassiga, on täiesti märkamatult tulnud see, et keskmine tuli 2 tundi nädalas. Et minu jaoks väga hea tulemus. Siis teine asi, mis ma neid tabeleid kokkuvõtet tehes avastasin, on see, et on suurenenud lõimingutunnid, nende osa, et koostöö erinevate aineõpetajate vahel, et minnaksegi võib-olla järjest 2 tunniks hoopis õue ja võetakse erinevate õpetajate koostöös, tehakse lõimingutunde. Siis oli meil ka õuesõppepäev 14. aprill täies ulatuses. Leppisime kokku, lähme kõik õue, tunnistame ausalt, 12. klassi ei viinud õue. Nemad jätsime üksinda koolimajja, õppisid 6 tundi järjest matemaatikat, mis on täiesti ka kohane tegevus, aga ülejäänud kool täies ulatuses oli õues terve koolipäeva. Et esimene klass, kellel meil on siis iga päev kehaline kasvatus, siis, ja nendel käivad spordikooli treenerid Võrust, siis nemad tulid oma õuesõppepäevalt koolimajja tagasi, siis nende see juhendaja tuli Võrust ja tegi nendega selle orienteerumise ka veel õues ära.
Nii et nendel oli siis ka täiesti selline hästi sisutehe päev sellel päeval. Et mis ma tahan öelda, et mis on veel nagu juhtunud või mis muutusi me oleme märganud, on see, et õuetundi on läinud need aineõpetajad, keda me võib-olla varem pole üldse märganud, et nad ainetunde käivad õues läbi viimas. Ja kui õppealajuhataja oleks praegu siin, kelle akna all tavaliselt need tunnid kõik toimuvad, siis tema saaks anda ka ülevaate sellest, et seal on täiesti lõbus olnud, seal on tore olnud, lapsed on nii rõõmsad, tulevad peale seda tundi koolimajja sisse, põsed punased ja ise niimoodi pakatavad energiast, et ettevõtmine kui selline on igal juhul väga tänuväärne. Ja missugused kokkulepped me siis nagu oleme edasi teinud. Et nüüd me mõtlesime, et see sama õuesõppenädal, millest ka liikumislabor juba on meile kirjakesi saatnud ja kõik nii edasi, et kokkulepe on praegusel hetkel siis selline, et iga päev vähemalt 1 tund peab olema õues ja jälle kehaline ei lähe arvesse. Võib-olla rohkem. Vaatasin täna kalendrisse juba 3. klassid on sinna kirjutanud, et nad on terve päeva seal mõnel päeval sellest nädalast juba õues. Nii et töö juba käib ja planeerimine toimub meil peaasjalikult õpikogukondade koosolekul. Et seal siis tõesti saab läbi arutada, õpetajad saavad omavahel läbi arutada selle, mida tehakse, kuidas tehakse, kes läheb kuhu, aga pärast ka sellised parimad näited. Et näiteks see sama tänane üritus, enne seda tänast üritust me oma õpikogukondades tulime kokku ja siis õpetajad rääkisid, missugused olid nende parimad näited. Ja siis selle õpikogukonna käigus siis me otsustasime, kes on tänased esinejad. Just tänu sellele, et kõik said oma näidetest rääkida, siis saime need välja tuua. Ja ütleme niimoodi, et need 2 esinejate paari, kes täna siis pärast mind räägivad, nemad siis kuulutati võitjateks, nemad olid siis teiste poolt kõige tunnustatumad. Aga ma panen siia järgmise slaidi, kus te saate lugeda ka. Need tunnid on mõlemad olnud siis gümnaasiumitunnid, kus mindi õue ja see esimene tund toimus lausa jaanuaris, teine oli veebruari tund. Ja selle majandusõpetuse tunni puhul tahan ma öelda, et see on nagu üks osa sellest, et sügisel jätkub sama teema ja lisaks siis tehakse võrdlusandmestik, eks ju, et kuidas see siis kõik toimus. Ja mulle väga meeldis ka siis see väikene märkus selle asja juures, et kas siis minna poodi nüüd autoga või siis minna jalgsi, et see võrdlus ka sinna juurde veel tuua. Mis ma ikka ütlen, tegelikult väga tore ettevõtmine on see õuesõppe ja võib-olla kuulame nüüd ära, mida minu kolleegidel on rääkida, et kõigepealt räägivad siis Anu ja Katrin räägivad koos oma lõimingutunnist just ja siis pärast räägib muusikaõpetaja Kerli. Aga aitäh teile! Mina olen Katrin Kool ja mina olen Anu Silm ja mina olen eesti keele õpetaja ja Katrin on ajalugu ja ühiskond jätsin ütlemata. Nii, ja meie siis tahame jagada teiega enda kogemust loovast koostööst ja loov just sellepärast, et see ülesanne sai alguse või see mõte sai alguse pisikesest, aga kasvas päris suureks.
Ma vaatan, et ma saan järgmise slaidi. Nii, meil oli siis lõimitud õuetund, et on õues õpe ja ainetest siis plaanisime siis lõimida ühiskonnaõpetust, kirjandus ja ühiskond, eesti keel, meedia, arvutiõpetus. Ja see klass, millega me alustasime, oli 12. Ja kui me selle 12-ndaga olime juba oma plaanid paika pannud, siis me avastasime, et ohoo, miks mitte 6., 9. ja ka 10. teha. 6. ja 9. on ühiskonnaõpetuse raames, see täiesti võimalik ainekava põhiselt ja 10. on meil meediaõpetus. Meie eesmärk oli siis lõimida erinevaid õppeaineid, siduda liikumine ja akadeemiline õpe, arendada kriitilist mõtlemist ja arendada loovust. Ja me pidasime silmas siis ikka ka seda, et märkaksid õpilased reaalset elu meie ümber, reaalset sellist väljapanekut, mitte ainult siis meediareklaami. Ülesandeks siis tegime rühmadele 3 kuulutuste tahvli uurimine linnaruumis ja nad pidid neid siis pildistama, läbi viima tänavaküsitlust, esitluse koostama ja siis lõpuks ka arutlev lõik. Ja meie suureks siis selliseks heameeleks märkasid õpilased ise, et peale nendele 3 tahvlile on meil ka veel hübriidreklaame linnas olemas. Ja järgnevalt siis mina räägiksin täpsemalt siis nendest ülesannetest, mis meil siis aja jooksul juurde tekkisid, et kui alguses Katrin ütles, et me alustasime 6. klassiga, siis tõesti tegelikult meile kogu aeg neid ülesandeid nagu lisandus juurde, et see kogu kava täiustus. Ja siia me siis oleme kirja pannud nüüd järjest need ülesanded, mida me siis õpilastele andsime ja mida me siis läbi viisime. Et muidugi eelnes sellele siis selline akadeemiline õpe, kus ainekava raames siis saadi ülevaade reklaami olemusest, mõlema ainekavas on see olemas teemana. Ja loomulikult erinevates klassides oli siis ka erinev raskusaste, seda arvestasime. Ja ülesanded olid siis järgmised, mida me õpilastele andsime, et kõigepealt siis linnaruumist leida erinevaid kategooriaid, mida reklaamitakse. Siis tuli õpilastele avastada, et mitut erinevat liiki reklaami nad üldse linnaruumis leidsid, et sealhulgas siis näiteks surrogaatreklaam, poliitreklaam, üritusturundus. Siis said nad valida kõige informatiivsema kuulutuse välja, siis näiteks ka kõige esteetilisema kuulutuse, kõige ebaõnnestunuma, halvema kuulutuse nende meelest. Ja loomulikult siis esitasid nad sellega koos põhjendusega, miks neile siis just niimoodi tundus. Ja need põhjendused olid päris huvitavad ja erinevad. Nii, siis näiteks said nad leida reklaame, milles on esindatud ka mõni 8 reklaami võlusõnast. Sina, kohe, garantii, kiiresti, lihtsalt, tasuta, nüüd, uus. Nad ikka leidsid nendest linnareklaamidest mõned sellised ka, kus need võlusõnad esinesid. Need on rohkem nagu veebis levinud küll, aga ikkagi tore, kas leidsid. Siis lisaks ka rühmaliikmete tähelepanekud nad panid kirja ja paar rühma siis või paar klassi koostasid ka esitlused Drive'is ja jagasid neid õpetajaga. Ja nüüd vanemad klassid, siis ütleme seal 9., 10., 12., et nemad harjutasid ka siis arutleva lõigu koostamist selle ülesande põhjal, et pidades silmas siis järgmist, et mida saab järeldada nendest reklaamidest meie Antsla kultuurielu ja kauplemise kohta, siis kas ja mil määral selgub üldse kohaliku toodangu osakaal pakutavas ja nad tegid ka järeldusi siis sellest tulenevalt siis kohaliku väiketootmiskultuuri kohta. Ja võt just nimelt sellele me nagu juhtisime ka eraldi tähelepanu, sellepärast, et just see kohalik on oluline ja sageli võib juhtuda niimoodi, et laps nagu väga sellest ei teagi.
niimoodi siis ja siis meil tuli kõige lõpus veel selline tore ülesanne nagu tänavaküsitlus ja tänavaküsitluse me andsime muidugi ka valikuna, et kui me õpilased õue saatsime, siis valikus oli ka tänavaküsitlus, nii et kõik ei pidanud seda tegema, vaid said valida nende erinevate eelnevate ülesannete vahel siis. Ja tänavaküsitlus koosnes siis küsimustest nagu tänaval jalutavate inimeste reklaamiharjumuste või reklaamikogemuste kohta. Et milliste toodete reklaamid sinu või teie tähelepanu köidavad, kas ja mida olete teinud reklaami mõjul, mida ostnud siis ja kas peate üldse reklaame vajalikuks ja miks. Ja kõige selle kohta tuli siis teha järeldus, mis kõige rohkem silma torkas, mille üle see mõtlema pani ja taas vanemate klasside õpilased koostasid siis reklaami põhjal ühe tervikliku arutleva kirjandi lõigu, milles nad siis kasutasid oma töö tulemusi. Ja see valikülesandena andmine tegelikult on väga hea sellepärast, et meil oligi siin 2 kogemust kohe sellist toredat, et ühes klassis läks tänavaküsitlus nagu väga hästi korda. Aga teise klassiga oli selline lugu, et kuna meil on see 10. klassis meediatund ja ta on mul teisipäeviti esimene tund, siis paraku juhtus niimoodi, et meie väikses Antsla linnakeses said nad tänavalt kätte ainult ühe tänavapühkija. Ja loomulikult kogu ülesannet koristaja peale üles ei saanud ehitada ja siis nad valisidki rohkem selle pildistamise ülesande ja said ka sellega väga hästi hakkama. Nii, ja üldiselt need tööd said kõik sellised hästi mitmekesised ja toredad ja tegelikult õpilased, mis järelduse nad ise tegid, oli siis see, et nad ei teadnud, et ka linnaruumis võib reaalselt märgata nii palju reklaami. Ja veel ka seda, et muidugi tänapäeva õpilastele kohane järeldus, et veebis on ikka kõik palju lihtsam. Reklaamida on lihtsam ja näha on lihtsam ja neid reklaame töödelda ja kustutada pärast on nagu palju lihtsam. Nii, ja nüüd siis tööde näited. Hoiatan nagu siis ka televiisoris, et edasi järgnevad mõned sellised võib-olla natukene koledad pildid, aga hakkame siis pihta. Tööde näited on siis 6. klassist kõigepealt, mida siis 6. klass tõi. Nii, nemad siis välja valisime siia teile näitamiseks, et bussijaama juures olev kuulutuste tahvel. Noormehed tegid kenasti sisukorra. Muuseas, arvutiõpetus saab siin ka oma sõna öelda ja ütlen ka veel seda, et need näited on parandamata pandud, et lastega siis saime analüüsida ja millised siis sellised esitluse koostamise siis vead või ka kirjavead eesti keele õpetajale. Nii et lähme siis edasi. Milline siis on? No vot, nii bussijaama juures siis lapsed 6. klass, need reklaamid on vanad, neid pole maha võetud ja reklaamitahvel on räämas, eks ole, nagu ma ütlesin, nii et siis selline kuulutuste tahvel. Kuulutustest kõige rohkem esines tööpakkumisi, et see on siis kategooria siis 6. klassi arvates. Kuulutusi ei olnud eriti palju, enamasti olid kuulutused räpased, oli ka müügi, meelelahutusi ja transpordiga seonduvaid reklaame. Parim kuulutus on siis nende arvates see, mis on hästi arusaadav, välimus on hea ja ta ei olnud ka vana. Kõige halvem, ta on lühike, halva välimusega ja ta võiks olla värvikam. Nii. Ja väga meeldiv oli, kuigi neil ei olnud otseselt öeldud, et mida nad soovitaksid või mida nad teeksid teistmoodi, siis 6. klassi noormehed leidsid, et reklaamitahvlil võiks olla klaas ees, võiks puhastada tihedamini tahvlit ja tahvlit võiks ka üle värvida. Ja siis nad tegid kenasti oma tiimist pildid, naljapildid ja nende lõpp see. Ja nüüd siis 12. klass, kes on hoopiski vaosoitum. Nemad siis kategooriad leidsid, müügikuulutused, ostukuulutused ja nii edasi. Ja siis nad leidsid ka kõige detailsema kuulutuse
ja edasi siis kõige esteetilisema kuulutuse ja on siin pannud ka, et minimalistlik hea kujundus ja esteetilisus ja piisavalt informatsiooni. No kõige halvem kujunes ikkagi sellest siis välja. Nii. Ja edasi. Ja vahele ma ütlengi, sellest mehest tuli veel eraldi, et lapsed ikka täitsa muretsesid, et kas ta ikkagi on endale nüüd lõpuks kaaslase leidnud. Aga võt jah, et jah, nii. Ja nüüd siis 12 klass arvas, et ikkagi nad välimuselt on nad ikka väga ebaesteetilised, eks ole. Ja meie esitlus siis lõpebki sellega, et meil läks see korda, meile meeldis ja et meil sellest väikesest ideest siis nii suureks kasvas ja edaspidi siis saame veel. Ja igal juhul soovitame selles mõttes, et lastele meeldis, meile meeldis ja kogu aeg see protsess, et kogu aeg tuli nagu uusi ideid juurde ja muidugi hästi tähtis see, et ikkagi ongi otsene seos reaalse ümbritseva elu ja keskkonnaga ja noh. Nad ei olnud seda enne märganud ja nad ei olnud seda enne märganud. Ja isegi meie tegelikult võib-olla ei olnud kõike märganud või ei teadnud, et aga igal juhul aitäh kuulamast ja ootame siis ja soovitame häid mõtteid. Täiesti imeline, aitäh teile. Mul tekkis küll tunne, et tahaks ise õpilasena kooli tagasi tulla. Aitäh. Ma tahtsingi teilt just küsida seda, et mida see kogemus nagu teile õpetajatena endale on andnud ja et miks te soovitaksite seda teistele ka, aga te juba nii ilusti võtsite selle ise kokku, et mulle tundub, et see juba saigi vastatud. Tere! Mina olen siis Kerli Hellamaa, Antsu gümnaasiumi muusikaõpetaja ja õpetan 2.–4. kooliastet. Ütleme nii, et tegelikult see sunniviisiline õuesõpe on päris tore olnud. Olen saanud väga palju proovida ja katsetada, aga võib-olla selline, mis mulle endale kõige rohkem on meeldinud ja mis on nagu kõige paremini võib-olla välja kukkunud, on just see selline kordamise osa, mida ma siis täna teiega ka natukene jagan, mida ma siis olen teinud. Et minu eesmärgiks oligi siis lähtuda ikkagi sellest teemast, mis mul parasjagu käsil on. Enamasti siis juhtus see alati sinna, kus mul oli siis kordamine. Ja me kordasime õpitud teemasid. Üldiselt ma kasutasin nendes järgnevates, mis ma kohe tutvustan, siis rühmatööd, et arendada siis nende rühmatööoskust ka. Ja mis seal ikka liikuma kutsuv kool, eks ole. Üks kõige olulisem osa sellest on ka siis liikumine. 7. klass. Teemaks oli siis õpitud pillid, muusikainstrumendid. Otsisin ideed, mida teha ja leidsin siis, et katsetan ristsõna. Ja ristsõna siis tegin internetis valmis. Kirjutasin välja küsimused, printisin need, otsisin vanad CD-plaadid, kleepisin siis need kõik küsimused CD-plaatidele. CD-plaatide riputamiseks siis lisaks ka nööri. Et see eeltöö oli päris mahukas, aga seda saab kasutada väga paljudes muusikaõpetuse tundides, klassides, sest 5. klassis samamoodi õpitakse muusikainstrumente. Ja siis enne tundi jagasin siis kooli territooriumina kõik need CD-plaadid ära kenasti. Õpilased said tunni alguses ristsõna tabelid, kuhu siis hakkasid otsima vastuseid, otsides siis liikudes kooli territooriumil ja vaadates siis sealt küsimused ja siis vastasid vastavalt numbrile siis oma ristsõna ruudustikule. Ja seal siis lõpus ikkagi kui keegi jäi hätta, ei tulnud meelde, siis võeti ikkagi appi telefon nagu tavaliselt. Aga lõpus me ikka kontrollisime üle ka, et kuidas ja kas kõigil siis on õiged vastused leitud. Nagu ma juba ütlesin, siis eeltöö oli päris suur, aga õpilastele tagasiside oli väga positiivne, nii et ma kindlasti teeks seda veel, kui ma
veel CD-plaate kuskilt leiaksin endale. Nii. Siis ma olen mitme klassiga kasutanud ka nii-öelda neid infolehti ja lisaks siis ülesanne ka, et minu jaoks ongi võib-olla see üks olulisem võib-olla just see, et ta liiguks seal tunnis, et ei oleks sellist koha peal istumist. Infolehed eelnevalt siis tehtud selline lihtne tekstikene neile juba varem õpitud rock- ja popmuusika stiilid 8. klassis näiteks ja ülesanne pärast nad jagasin kõigepealt rühmadesse, kõik rühmad liikusid jälle ühe infolehe juures teise juurde, tuletasid meelde, see ei olnud nagu uue teema õppimine, vaid ikkagi see, et ma tuletasin meelde, mis me seal rääkisime ja siis rühmadena käisid seal ringi ja lõpus ülesanne oli siis selline, kus me liikuma kutsuv kool, me liigume jälle. Siin siis läks päris suureks võistluseks, nagu te näete pildi pealt ka. Natukene kaugemal siis aia küljes olid kiletaskud, minu igal juhul esimene töövahend, mis ma siin või selline kõige rohkem kasutatud töövahend, kiletasku ja nöör. Ja siis nad said, rühm valis endale pealiku või siis sellise liidri ja ülejäänud rühmaliikmed hakkasid siis endale sobivas tempos neid küsimusi ja vastuseid tooma, mille eelnevalt siis, mis infot nad olid meelde tuletanud. Et kui alguses käis niimoodi, et jalutan, siis nad lõpuks ikkagi tundsid, et tahaks täiega võistelda ja lõpuks läks tõesti päris suureks jooksmiseks ja rabelemiseks neil omavahel ära. Aga jälle, nad olid, mina jäin väga rahule ja lapsed jäid väga rahule, seetõttu ma siis otsustasin teile ka seda näidata. 9. klassis ma olen teinud ka infotahvlitega või infolehtedega, aga seal oli siis džässmuusika, erinevad stiilid, mille ülesanne oli hoopis selline, et samal ajal, kui nad tutvusid või tuletasime meelde neid, siis nad koostasid iga tahvli kohta siis või lehe kohta küsimused, mille siis hiljem vahetasime ära. Ja kui vastuseid ei teadnud, siis paratamatult pidid seal liikuma ja minema ja otsima üles selle, kus see info on olemas ja siis sellele vastuse leidma. Ja siis, mis mulle selle külmade ilmade juures otsustasin, et jälle on vaja hästi palju liikuda, et koha peale seisma jääda ei tohiks. Aga ma olin kirja pannud, et see õuesõpe toimub ja ma otsustasin, ma seda ära ei jäta, siis ma avastasin enda jaoks avastusraja. 10. klassi barokkmuusika jälle kordamine, aga siin on siis kaart, kus sai siis panna kirja punktid oma piirkonnas. Igas punktis siis oli mingisugune ülesanne või küsimus või muusikavideo või mingisugune muusika kuulamise ülesanne. Mulle väga avastusraja juures meeldibki see, et üks asi on see liikumine, teine on ka, et on võimalus kuulata seal muusikat. Et kui suur osa gümnaasiumi muusikaõpetusest on ikkagi ka muusika kuulamine, siis siin just saab nagu seda kasutada, et saab õues liikudes ka muusikat kuulama, et sa ei pea seda tegema klassiruumis. Ja jälle siis selline hästi positiivne tagasiside oli ka õpilaste poolt, et olen kasutanud ka seda 6. klassiga ja ütleme nii, et iga kord õpid midagi, et siin on väikeseid takerdusi tekkinud, aga mida rohkem kasutada, seda siis saab paremaks ja õpid juurde ka. Et ma igal juhul julgen soovitada. Tänan kuulamast, et kui on siis küsimusi, siis ootan neid. Mina ütleks, mul on nii hea meel, et meil oli näide ka just gümnaasiumi muusikaõpetusest või üldse vanema kooliastme muusikaõpetusest, et meie kunagisest ainetundide uuringust, kus me ju mõõtsime laste liikumisaktiivsusest ka erinevates ainetundides, tuli ju tegelikult välja see, et just vanemas kooliastmes on muusika kõige vähem liikuvam tund üldse või kõige istuvam tund siis üldse. Et hästi tore näha, et ka seda on täiesti võimalik väga aktiivselt läbi viia. Ja seal on päris palju teemasid tegelikult, kus annab veel teha, aga lihtsalt pole veel jõudnud, kuna ma olen alles esimest aastat. Et siis on pikk maa veel minna. Nii et järgmine kord tutvustan teile ehk siis juba gümnaasiumi osa. Ja,
aga ma saangi aru, et see muutus, mille te olete ellu kutsunud, et see jätkub, et tundub, et ei plaani seda lõpetada. Et see ootamatu sunniviisiline on kujunenud vabatahtlikult meeldivaks. Ja minu jaoks küll täiesti absoluutselt. Aga nüüd anname sõna üle Puhja koolile ja loomulikult soovime siit poolt veel kord õnne, sest Puhja koolil on sünnipäeva nädal käimas ja homme ka ju veel, on ju. Nii et palju õnne. Aga anname teile siis sõna. Tere ka meie poolt. Tere. Nii, me oleme tõesti siis Puhja kooli õpetajad. Mina olen Maris Kukk, olen eesti keele kirjanduse õpetaja ning ka klassijuhataja ja õpetan alates 5. klassist kuni 9. klassini. Mina olen Kirvend, olen inglise keele õpetaja 2. ja 1. kooliastes ja eesti keele kirjandusõpetaja 2. ja 3. kooliastes. Tere, mina olen õpetaja Evelin Eemsoo ja mina õpetan 4. kuni 6. klassile loodusõpetust ja 7. kuni 9. bioloogiat ja geograafiat. Tänase esitluse jooksul me siis üritame natukene alguses selgitada, et kuidas toimub meil üldse see õuesõppega töö või üldse liikumisülesannetega töö ning seejärel me üritame tuua konkreetseid meetodeid ja oleme üritanud tuua näiteid meie kõigi ainetest, et konkreetselt ja praktilisi selliseid võimalusi teile tuua. Üleüldiselt me tahame hästi palju teha koostööd, et nii nagu me ka täna näitame oma meetodeid, siis need on tehtud nii, et me saaksime erinevates ainetes neid asju läbi viia. Ja me toome ka näiteks mõningaid lõiminguülesandeid ja hästi palju üritame ka lõimida, et kõige paremini siis neid õpitulemusi saavutada ja ka kuidagi luua elulisi ülesandeid õpilastele. Kasutame päris palju õuesõppevahendeid, et siin on üks väike pilt siis toodud ka illustreerimaks siis seda ja meil on selline ilus ja suur imeline park, kus me saame neid ülesandeid läbi viia. Ja meie siis selline eeldus õuesõppe läbiviimiseks on see, et me tahame väga, et kõik õpilased oleksid võrdselt ülesannetesse kaasatud, et nad saaksid kõik siis samal ajal pingutada, et siis maksimeerida seda õpitulemuste saavutamist ja kuidas siis viia seda läbi nii, et õpetajal oleks võimalikult valutu, on siis kasutada õpilasi kui assistente ja kasutada hästi palju ka olemasolevat materjali, et tihtipeale meil on olemas ka mingid töölehed või mingisugused ülesanded, mis saab lihtsalt natukene lihvides viia õue. Nii, ja nüüd läheme siis meetodite juurde. Esimese meetodina tutvustame siis sellist lihtsat kummipaela meetodit. Et selleks oleks siis vaja selliseid pikemaid kummipaelasid, pesulõkse ja siis erinevaid sildikesi, mida saab siis sinna nööri külge riputada. Ja samuti ka siis karpi, kuhu saab siis need vastavad sildikesed sisse panna. Ja seda õpimeetodit saab siis kasutada nii individuaalse tööna, paaristööna või ka rühmatööna. Ja ülesanne tegelikult on väga lihtne, et õpilastel tuleb siis kastist võtta lauseid ja kinnitada need pesulõksuga vastava paela külge. Eelnevalt tuleb siis õpetajal need laused valmis teha, jupideks lõigata ja vajadusel ka siis ära lamineerida, et siis saab neid mitu korda kasutada. Ja kõigepealt tooksingi siis loodusainete näiteid, mida ma siis ise olen teinud, et 7. klassiga olen teinud nii selgroogsete loomade tunnuste kohta, et saab siis panna üles 5 erinevat nööri. Kõige lihtsam on need panna siis puude vahele või ka siis ka näiteks mingid postid, mis on kooli õues olemas. Ja on siis erinevad laused, mis on siis kalade, kahepaiksete, roomajate, imetajate või siis lindude kohta. Ja õpilaste ülesandeks on võtta siis karbisse lause, joosta, viia siis panna see pesulõksuga sinna õige nööri külge. 8. klassis olen teinud siis ka loodusvööndite kordamist, et mul on ka sellised värvilisi paelu, mida saab puude vahele riputada, et jällegi siis õpilased jooksevad, jagavad siis erinevad laused, siis kõrbed või vihmamets või tundra, et saab siis värvide järgi ka neid ülesandeid jagada. Ja 9. klassis tegime niimoodi uues ka suguelundkonna kohta, et üks nöör oli siis meeste suguorganite ja sugurahvude kohta ja teine oli siis naiste kohta. Ja sama edukalt saab kasutada seda meetodit ka keeleõppes, et näiteks inglise keeles võib teha nii, et iga kummipael on eraldi kategooria, mis eraldi tiimi oma ja saab jagada omadussõnade võrdlusastmeid, võrrelda tegusõnu ja indlõpulisi sõnu või siis ka kasutada seda tõlkeks, mis on väga hea kinnistamiseks ja kordamiseks. Ja eesti keeles on kõik võimalikud grammatikalesanded, et näiteks
sõnaliigid, lausetüübid ja kõik selline. Ja ühest ülesandest tihti natuke lähemalt Maris. Nii, siin on siis toodud vasakul pool minu kogemus ja pildid. Et nagu te näete, siis õpilased seal kasutavad seda kummipaela, mille külge on pandud kiletaskud. Ja kiletaskud olid mul jaotatud lihtlause, koondlause, võimlause ja rindlause. Ning ma andsin 3 punktidele kõikidele sellise lehe, kus ma olin lõiganud peaaegu lahti lehe, aga neil pidid ainult natukene rebima, et siis lause selle leheküljest ära saada. Ja kõik said oma puu, mis olid lähedal ja olid puu juures ning pidid siis sealt minema ja viima kummipaela selle õigesse kiletaskusse siis vastavalt lausetüübile oma lause. Mis oli minu kogemus ja õppekoht siin? Oli see, et ma mõtlesin, et nad oleks tegelikult, või mina oleksin võinud öelda neile, nad peavad 3 lauset korraga ära vaatama ja siis kõik 3 võtavad ühe lause ja lähevad oma kiletasku juurde. Et ma võib-olla seda ei sõnastanud niivõrd hästi, et natukene läks mäsuks, et kes kõnnib rohkem ikka ja kes vähem. Et siis kuidagi kõige rohkem seda nii-öelda võrdsustada. Ja teine asi, et nagu te näete vasakul poolsel pildil, siis olen ma väga hästi kasutanud assistendina siis 3. kooliastme poisse. Aga kuna tegu on siis väga pikkade poistega, siis see kummipael on väga kõrgel oksa küljes. Nii et juhtus see, et lühemad, nagu ka mina ise, ei saanud siis väga hästi seda kummipaela kätte. Aga õnneks mul olid kiletaskud, mis olid natukene tõid alla poole ja kuna tegu on kummipaelaga, siis sai seda niimoodi rõõmsalt alla tõmmata ja endale siis lähemale tuua. Et see on tõesti selline üks õppemeetod, et õpetaja Evelin on siis paremal poolsetel piltidel palju paremini suutnud selle õigesti siis nii-öelda puude vahel panna. Siis ma tahtsin siia juurde veel täpsustada, et mina tegin ka niimoodi, et mul olid need laused karbiga viidud siis nendest nööridest kaugemale ja õpilastele siis ühe kaupa sealt andsin, et juhtub siis seda, et keegi rabab näiteks 5 lauset korraga, viib ära ja teistele jääb midagi võtta, et seda kõndimist oleks rohkem, et siis ma ise seda jälgisin ja pärast oli tegelikult selle paela pealt väga hästi vaadata, et millised olid siis õigesti, saime omavahel ka need läbi arutada. Ja üks mure oli veel, et üks õpilane otsustas, et 2 sõlme asemel tuleks teha 5 sõlme ja siis oli tegelikult natuke pärast muret sellega, et seda saab tuubilast lahti saada. Aga muidu oleks nagu hästi. Jah, me isekeskis juba arutasime, et kui on selline populaarne meetod, siis miks mitte leida kuskile selline, mis jääb kogu ajaks sinna, saab kasutada mitu korda järjest, ei peagi uuesti kogu aeg siduma. Nii, järgmiseks meetodiks on natukene sarnast, kuulsime eelmisest esitusest ka, kuid meil on selline oma mõte sinna juurde. Et selleks on loovpildistamine, mille vahenditeks olekski mobiiltelefon või tahvelarvuti. Et mina olen 6. klassis eesti keele õpetaja, aga Kirve annab kirjandust. Ja meil tekkis selline lõimingu ülesande mõte, et teha või leida fotod kooliõuest ja koostada selle põhjal koomiks. Et sellest räägib natukene hiljem siis täpsemalt Kirve, mis mõte me tekkis ja kuidas me seda tegime, aga Evelin siis tood näited. Mina toon siis natuke jälle loodusainete näited, mida ma siis olen teinud. Et 7. klassi geograafias oleme siis pildistanud kooli ümbruses kivimite kasutusalasid, et kõigepealt nad teevad siis fotod valmis ja siis pärast arvutiklassis saab siis panna fotod sinna dokumenti ja saab siis juurde ka kirjutada, et milliste kivimitega oli tegemist, kas need olid siis targmoondalis ettekivimid ja millised kivimid näiteks on maja vundamentil või siis näiteks ka mingite tänavaplaatide tegemisel on kasutatud. 7. klassiga oleme niimoodi pildistanud siis eluslooduse rehmasid, taimi loomi seeni, et baktereid ja algloomi natuke keerulisem on pildistada, nad on natuke liiga väikesed. Et õpilaste jaoks tegelikult on päris selline väljakutse ka, et kuidas oma telefoniga tehtud fotod tegelikult panna faili ja kuidas see korralikult ka vormistada. Seal tegelikult on vaja need ka natukene abistada, et võib juhtuda, et on väga suured fotod või on, see fail ei näe väga kena välja. 8. klassiga oleme pildistanud inimtegevuse positiivsed ja negatiivsed mõjusid keskkonnale. Et alguses tundus meile päris sellise väljakutsena, et mis on tegelikult siis need asjad, mida siin kooli ümbruses on inimene positiivselt teinud, mis siis loodust ei kahjusta ja mis on siis need, mida me tegelikult sinna ei taha. Ja loodusvööndiks saaks jällegi samamoodi teha, aga mitte siis ise pildistada, vaid need loodusvööndite puhul need fotod oleks siis eelnevalt juba õues välja seikutatud, et õpilased peaks siis fotode pealt ära tundma tooma tunnuseid, miks see näiteks on just vihmamets, miks see on kõrv või miks see on savann
ja siit oleks jällegi väga hea pärast näiteks koostada ka mingi koomiks näiteks selle loodusvööndi keskkonnaprobleemide kohta või inimtegevuse kohta, et siit saaks jälle toredasti lõimida ka. Ja natuke lähemalt siis sellest koomisülesandest. Eesti Keele Tunnis oli 6. klass just õppinud otsekõnet ja kahtnet ja siis selle oskuse kinnistamiseks ja ka ainete lõimimiseks tegime sellise ülesande, kus grupid kõigepealt panid paika ühe dialoogi ja teemaks oli siis teismelised Puhjas või tublid Puhja-õpilased. Ja pärast dialoogi paika panemist tegi plaani, milline nende koomiks välja võiks näha ja milliseid pilti selle jaoks vaja on. Seejärel läksid õpilased õue, kus siis vabalt valisid kooli ümbruses endale sobiva koha, kus pilte teha. Ja nagu siin näites on näha, siis üks grupp õpilasi ilusti kasutas ära meie kooli pargis oleva slackline'i. Ehk siis on tore näha, et ka see leiab kasutust. Ja õpilaste lähenemised väga erinevad, et klassi peale tuli hästi põnevaid ja loovaid koomikseid kokku, et siin siis õpilased kasutasid ennast modellina, aga näiteks leiti lahendus ka Snapchati bitmode'idest või leiti pärast animatsioonid sinna juurde. Ja siin on ka hea lõiming digiõpetusega ja õpilaste digipädevuse arendamine, sest nagu Evelin ka mainis, siis õpilaste piltide arvutisse saamine ja üleslaadimine ja nende kõikide õigesti kasutamine võtab ka oskust. Ja tulemus oli siis päris põnev, nii neile kui endale. Ja see on hea näide ülesandest, kus tegelikult õpetaja ei pea nii palju ise ette valmistama õues olemiseks midagi. Et klassi algus või tunni algus oli küll klassis, kõik panid oma ülesande seal paika ja siis osa tunnist on õues, kus õpilastel oli siga mõnus omaette kulgemine ja kõik tegid ülesannet oma tempos ja oli hästi liikuv tund neil. Jah, me arutasime ka, et võib-olla järgmisel korral määrata, et erinevates kohtades pilte teha, et võib-olla see annaks veel rohkem sellist liikumist juurde, et seda me vist ei määranud ära tollel hetkel tööjuhises, aga see on üks asi, millele siis juurde mõelda. Nii, ma tutvustan siis ka järgmist meetodit, milleks on skeemid õue. Nimelt, nagu ikka, siis õpimeetodina on skeemid, mõttekaardid, mõistekaardid, joonised, kõik väga-väga head õppimiseks. Aga tihtipeale õpetajatena näeme me ju vihikutes selliseid skeeme, mõistekaarte, mis on pikkade lausetega täis kirjutatud, ei ole leitud just seda õiget ja head märksõna või sellist kõige olulisemat informatsiooni üles. Ja seetõttu mõtlesime, et miks mitte viia skeeme õue ning teha seda hoopis siis kriitidega. Sellepärast, et kriitidega kirjutamine on palju aeganõudvam ning palju raskem kui vihikusse kiirelt selliselt pika lause kirjutamine. Nii et siis õpimeetodiks olekski siis rühmatöö, paaristöö või siis individuaalne töö. Et loodusainete näiteks siis 7. klassis näiteks maa siseehitus, et saab siis maakihi tõu asfalti peale joonistada, saab sinna juurde panna näiteks temperatuurid, saab sinna juurde panna siis ka nende ulatuse kilomeetrid. Ja selline lihtne skeem. 8. klassis õpitakse taimerühmasid ja siin on eriti tore see, et saab nüüd joonistada need taimerühmad, panna siis nende tunnused, aga samas näiteks saab korjata õuest loodust mitte kahjustades, näiteks kas siis käbisid või lehti või siis õisi, mida panna nagu selliste looduslike objektidena sinna juurde, et oma seda skeemi siis veel selliseks elulisemaks teha. Ja 9. klassi näiteks on siis energiaallikad, nende plussid ja miinused, et siin jällegi ka oluline, et seda kirjutamisruumi kokku hoida saab siis kasutada selliseid leppemärke, näiteks päikese või tuule või siis põlevkivi tähistamisel, siis läheb seda kirjutamisele ka vähem energiat. Ja eesti keeles saab edukalt teha mõistekaarte, eriti just teema kordamiseks või kinnistamiseks, näiteks vaadata üle sõnaliigid või tekstižanrid või kas või teha kirjamehe märgistamise skeeme. Ja kirjanduses näiteks raamatu sündmus või tegelase kirjandus, kus jällegi on kasuks see, et pikki lauseid ja pikka teksti ei viitsi kirjutada, ehk siis peab väga läbi mõtlemisel, mis sa kirja paned. Ja pigem just aitab õpilasel rohkem mõelda selle üle, kui võib-olla paberil tehes. Ja igasugu erinevaid skeemi võimalusi veel, et oleneb, mis tunnisest vaja teha on. Näitena siis siin vasakpoolsetel piltidel teevad minu õpilased põimlause skeeme. Me alustasime õppimist klassis, tegime alustuseks klassis sellist
uustasi, et ma olin teinud sellised üksikud lehed ja nad said siis erinevaid skeeme kokku panna, lähtudes sellest, mida ma tahvlile näitasin. Ja järgmisel tunnil ma mõtlesin, et läheks prooviks seda teha õues ja just asfaltile. Et nagu näha, siis usinad joonistavad oma triibukesi siin ja mulle tundus, et tegelikult sai päris hästi selgeks. Et sellega muidugi panin paar asja tähele, et eks ikka on klassis keegi, kes tahab natuke nalja teha ja võib-olla midagi sellist ebavajalikkus kirjutada siis asfaltile. Ja kuna asfalt on meil kõigi oma, mitte nagu vihik ainult enda oma, siis võib-olla seda piinlumist satub ka siis sekka. Aga üldiselt ma arvan, et läks väga hästi. Ja siis paremal olev skeem on tegelikult seotud ka meie järgmise selle ülesandega, kus on vaja siis lugeda teksti männikärsakate kohta ja siis asfalti peale siis koostada nende kohta sündisi, kui suured nad on, mida nad siis söövad, et selle kohta skeem teha, millised välja näevad ka. Siin on siis selle näide. Ja neljanda meetodina pakumegi siis välja õues tööd teabetekstidega, et see jällegi oleks selline lõimitud ülesanded, et siin on siis palju eesti keelt, teksti sisu saab olla loodusaine teaduslik või siis ka näiteks matemaatikas hulgas, et kui on arvudega ka vaja midagi toimetada. Ja selleks on siis vaja lamineeritud teabetekste, mida on siis mugav uue kaasa võtta, saab jällegi mitu korda kasutada, aluseid kirjutusvahendeid õpilaste jaoks ja hularõngaid. Ja hularõngad on siis selle mõttega, et saab need siis kooli õuele laiali paigutada ja igas hularõngas on siis erinevad siis tekstid või erinevad ülesanded, mida õpilastel tuleb teha. Ja õpimeetodina saab siis teha seda jällegi nii individuaalselt, paaristööna kui ka siis rühmatööna. Esimese variandina pakume siis välja teabeteksti sobivate sõnade otsimine, et on antud siis loodusteaduslik tekst, osad sõnad on sealt lihtsalt ära valgendatud, ära kustutatud ja on siis paigutatud 4 erinevasse kohta kastidega kooli õue need sõnad, et õpilastel jälle tuleb siis rühmana liikuda, võtta sealt üks sõna, tuua see tagasi ja paigutada siis sinna teksti õigesse kohta. Siin konkreetselt ongi näiteks 16 sõna valgendatud ja kui on 4 rühmad, siis saabki niimoodi, kõik lähevad ühel hetkel, võtavad kõik ühe sõna, tulevad tagasi, arutavad kõik need 4 sõna ära, panevad teksti ära ning siis lähevad uuesti, et kõik saavad 4 korda liikuda, et oleks just see õige jaotus, et kõik teevad seda, nagu ma ka alguses rääkisin, et selline õppimiskoht. Ja tähtis on ka see, et see tekst ei oleks väga väike, nende võib-olla ongi natuke pisike saanud, et õpilastel on parem sinna lamineeritud selle peale kirjutada, kui seal on rohkem ruumi. Et muidu tekib nagu see mure ka, et mis on pärast aru, mis on kirjutatud. Teiseks variandiks selle sama tekstiga saab siis teha küsimuste koostamist ja vastamist. Et esimene ring on see, kus õpilastel on siis seal ularõngastes need küsimuste algussõna, küsisõnad ette antud, nad koostavad küsimusi ja siis järgmisel ringil nad saavad siis nendele küsimustele hakata vastama. Ja kolmas variant, mis ilmelt siis seda pilti see teile näidatud oli siis mõistekaardi koostamine, et saab siis ette anda mingi märksõna sealt tekstist ja tuleb siis leida selle elusolendi või siis ka taime elusolendi kohta siis koostada mõistekaart. Ja 5. meetod, mida ma väga veel ise katsetanud ei ole, aga jällegi sellised lihtsamaid katseid tegelikult saab ka õpilastega teha õues, näiteks 8. klassis veesoolsus, et siis ei pea klassis selle veega mässama, et saab seda teha õues, et kui natukene seda tavalist kraanivett maha läheb, ei juhtu midagi. Et mõte oleks siis selle sama, et õue on paigutatud ularõngad ja iga ularõnga sees on siis vajalikud vahendid katse tegemiseks, meresool, vesi ämbriga, plastopsid, õsikad, elektronkaal kaalumiseks ja liitrised anumad, kuhu seda soolalahust siis valmistada. Meil tegelikult koolis on seda vett ka väga hea tuua, kuna meil on kohe siin koolis siis õues on uks, kus me saame kohe kraani juurde minna, et siis ei pea kuskilt kaugemalt seda tooma. Ja igasse ularõngas oleks siis olemas nii katsevahendid kui ka siis juhend, mille järgi seda vett siis valmistada, et õpilased jällegi peavad siis ise lugema ja juhendist aru saama ja sellega siis toimetama. Jah, ja siis me rääkisime ka lõimingu võimalusest, et saab ka siis juhendi ise kirjutada, et võib-olla mingi muu katse jaoks või siis kuidagi matkides seda juhendi kirjutamist õppida. Ja lõpetuseks tahtsin jagada ka oma sihukest täisringi või edulugu eelmisest õuesõppepäevast, et siis 4. novembril oli sügisene õuesõppepäev, kus ka Puhjakool väga aktiivselt osa võttis ja selle raames siis 2. klass tegi lõimingülesanded loodusainete ja matemaatikaga ja 7. klass samuti tegi loodusainete lõimingut, kus muuhulgas mõõdeti välja üks ala kooli ees või siis kooli taga. Arvutati välja, palju sinna tulbiseendeid on istutada ja tehti igasugu erinevaid mõõtmiskatseid ja
loetlemist ja samuti ka siis füüsilist tööd istutoisi näol, kus õpilased istusid puldis seemneid. Ja nagu mainitud sai, siis tõesti see nädal on Puhja hariduselu aastapäev, kus tähistame 335. aastapäeva ja muuhulgas on ka Puhja kooli põhikoolile minijuubel 5 aastat. Ja ilusti meie juubliks on tulbid kasvama hakanud, et külmal kevadel küll õitse pole jõudnud hakata, aga vähemalt näeme, et õpilased on töö tulemust juba, et seda ei väga vahet teha. Aga lõpetuseks, kas teil on meile küsimusi? Et mina tahan kommenteerida, et mulle väga meeldis see mõte, mis tuli välja, et alati ei pea tohutuid ettevalmistusi tegema, et õues õpet läbi viia. Et tegelikult piisab sellisest heast ideest, heast mõttest ja sul ei olegi vaja võib-olla rohkem kui kriite või võib-olla rohkem, mille põhjal siis juba seda sisu luua sinna õues õppesse. Ja teiseks, et alati ei pea olema tohutut seda roheala, et kui õpetajad mõnikord ütlevad, et meie kooli ümbrus on nii väike ja seal ei ole seda tohutut roheala, kus saaks õues õpet läbi viia, siis tegelikult piisab asfaltplatsist. Et teil küll roheala on, aga just see, et tegelikult piisab ka asfaltplatsist, et seal luua sellist toredat õuesõppetundi või läbi viia. Nii et väga vahvad ideed ja seda veesoolsuse asja, ma ei tea, me oleme ka plaaninud sinna tulla nagu filmima teid, et ega meil on see nagu kuklas, et ma arvan, et see kevad tuleb see veesoolsuse asi siis ka filmida. Peame ikka ära tegema. Mina tahtsin ka veel kommenteerida, et minule väga meeldis see mõte, et esmapilgul võib-olla selline keskkonnast tingitud puudus või mis nagu tundub puudus, et õues on keeruline pikalt kirjutada, et see mõne õpiülesande puhul võib hoopiski on ju osutuda plussiks, et see oli minu arust väga äge mõte. Ja, aga mul on tunne, et kuidagi aeg läheb täna eriti armutult. Et me ei hakka praegu tegema siia mingit pausi vahele, kes tunneb, et ta tahab liigutada, palun väga, meie seminaridel on kõik lubatud, pikali võib ka heita ja pikali kuulata, vaadata. Et anname siinkohal üle Tatjanale sõnajärje Mustamäe gümnaasiumist ja saab siis ekraani jagada. Nii, tere, mina olen Tatjana Fedorova, töötan praegu sellest õppeaastast Tallinna Mustamäe gümnaasiumis matemaatikaõpetajana. Selleni ma töötasin Narva Soldžina gümnaasiumist ja just sealt olid katsetatud minu esimesed ja aktiivsete ainetundide stsenaariumid. Olen täiesti nõus, et matemaatikas, eriti vanemates klassides leida neid teemasid, et õues korraldatud tund ei oleks ainult linnukese nimele korraldatud ja annaks suure kasu just aine õppimisele on väga raske. Ja kindlasti, kui ma mõtlen, mis teemad ma rakendan, siis ma alati mäletan sellest, et matemaatika ei ole välja mõeldud niisama. Ja see on võetud päris elust ja see tegelikult ümbritseb meid iga päev. Ja iga kord siis ma püüan ka lõimida mingite teiste ainetega ka. No siis alustan kõige vanemast 9. klassist. Ja trigonomeetria on küllalt raske teema ja alati tekitavad küsimused, milleks see üldse olemas. Ja tegelikult esimene kord tuli see idee eelmisel aastal, siis kui lapsed olid distantsil ja Narva Soldžina gümnaasium korraldas õues õppepäeva. Ja lapsed pidid tegema lühikesi ülesanded õues ja tollal ma andsin nendele väga lühikese ja kindla ülesande. Oli vaja leida õues mingi puu, mis kasvab maa suhtes mitte risti, siis teha joonise, teha vajalikke mõõtmeid ja siis nurgatangentsi abil leida nurga puutüve ja maapinna vahel. Lõppude lõpuks, kui töö oli tehtud, siis lapsed saatsid mulle positiivse tagasiside ja tänusõnu, et ülesanne oli huvitav.
siis ma otsustasin, et see töö peab jääma ja ma laiendasin selle ja vormistasin töölehe. Nii, praeguseks selles töös on juba 4 erinevat punkti. Üks punkt on siis trepitõusunurga mõõtmine või arvutamine. Samas tüüpi ülesanded on ka õpikus olemas. Teine on puutüve või põõsaoksa kaldenurga arvutamine. Kolmas punkt oli vaja leida ise mingit asja ja selle kalde või tõusunurga leidmine. Nii te näete piltidelt, et see esimene on siis korvpalli korvi posti. Post on, ei ole maapinnaga risti. See on invatee, mille kaldenurga või tõusunurga otsivad lapsed. Parempoolsel pildil poisid otsivad katuse tõusunurga. Nii, ja veel üks punkt, mida pidid lapsed tegema, aga see on tärnikesega sõiduteede, kõnniteede või radade vahelise nurga arvutamine, aga selleni jõudsid küll mitte kõik, see on kõige raskem ülesanne. Nii, sellist tööd paremini teha paarides, kolmikud on lubatud ainult erijuhtumidel. Ja praktika näitas, et 40 minutiga lapsed jõuavad teha ja isegi vormistada ilusasti lõputööd. Aga kindlasti õpetajal tuleb eelnevalt uurida, kas selles õues või sellel territooriumil, kus kavatsetakse tundi teha, kas niisuguse objekti on üldse olemas ja kas neid on piisavalt. Nii, ja toon siis paar näitet. Võrreldes esimese katsega, nüüd lapsed ise valisid, mis funktsiooni kasutada. Ja te näete, et nad kasutasid erinevaid nii sinuse kui ka kosinuse kui ka tangentsi, siis omal valikul leidsid erinevaid objekte. Ja tegelikult nad lõpetasid tundi suure rõõmuga, tund neile meeldis. Ja järgmiseks tunniks nad tulid juba parema tujuga. Nii, siis lähen 8. klassile. 8. klassis on isegi töövihikus, see töö on lahti kirjutatud, vähemalt abitatöövihikus. See on pikkuse kaundne mõõtmine. Kas see on puu, maaja või laternaposti kõrguse leidmine, arvutamine. Siin paremini teha tööd mitte paarides, kolmikud on parem, aga siin rühmade moodustamisel ma lähtun ka sellest, et rühmad peavad olema sama tasemelistest õpilastest ja nõrgemaid õpilasi ma jätan endale ja töötan vahetult nendega. Ja tegelikult see töö tekitab paljudele raskuse selles mõttes, et mõnedel on raske kokku klappida pilti, joonise ja tegelikkuse. Paljudel näiteks vari on kuskil õhus või vertikaalselt joonestatud lõik ja siis näiteks inimene on kõrgem kui puu ja puhtalt praktiline tegelikult ülesanne. Aga eelnevalt, enne kui lapsed alustavad sellist tööd teha, ma annan nendele vaatamiseks videot, mis on YouTube'is olemas ja tehtud mingi Eesti kooli noore õpetaja ja õpilastega koostöös, kus on seal hästi jutustatud ja näidatud, kuidas tööd on vaja teha. Ja kes ei kasuta näiteks Avita töövihikut, siis selles videos on ka näidisjoonised, millised õpilased võivad küll ka teha ja kasutada. Nii. See oli 8. klass.
40 minutiga küll jõuavad lapsed katsetada või viisakad lapsed jõuavad 2 erinevat viisi katsetada. Ja lõppude lõpuks vormistavad ilusasti ka töölehe. Siis 7. klassis, mul on igas klassis mingi konkreetne näide. Teema statistika on põhjalikult uuritav või õpitav 7. klassis ja siin on kooliõue uurimine. Sellist tööd ma teen igas klassis ja võib seda teha ka 5. klassis. Kuidas ma viin läbi selle tundi? Kõigepealt me tuletame meelde, mis puud ja mis põõsad kasvavad kooli territooriumil. See ongi loodusõpetusega lõimimine. Aga jälle mul näiteks oli vaja eelnevalt ise endast kontrollida, kas ma tean kõiki neid puud ja põõsaid. Tuli minna loodusõpetuse või geograafiaõpetaja juurde ja küsida, sest mõned puud ei olnud mulle tuttavad. Nii, alustame sellest, et me kordame, kas teame kõiki neid puusid. Siis karjääriõpetusega niisugune lõimimine, et ma räägin niisugusest ametist nagu loendaja. Kes see on, mis on tema ülesanne ja kuidas ta teeb oma tööd. Ja nad hakkavad tööd tegema nagu loendajad, mitte tavalised õpilased, vaid ka loendajad. Siis mitme esimese puuga me koos toome andmed sagedustabelisse ja siis lapsed liiguvad edasi iseseisvalt, vajadusel kutsuvad mind täppi. Kui sagedustabel on täidetud, siis on vaja neid andmeid töödelda ja vormistada diagrammi. Ja kui lapsed on 7. klassis, siis nad vormistavad sektordiagrammi. Kui lapsed on 5. klassis, siis nad valivad, kas nad vormistavad tulpdiagrammi või siis sirglõikdiagrammi. Siin on näide, see on Narva Soldžina gümnaasiumi kooli territooriumist 7. klassi õpilased, aga kahjuks nende tööde pildid puuduvad ja on toodud 5. klassi omast pilt. Nii, aga see on tegelikult mahukas ja aineõppimise jaoks väga kasulik tund. Nii, see oli 7. klass, siis liigun 6. klassi juurde. Ja jälle kooli territooriumi uurimine ja tegelikult ma nimetaksin sellist tööd nagu projektõpped. See plaani järgi see võtab 2–3 tundi. Ja tavaliselt ma teen seda 6. klassis, aga võib teha ka 7. klassis. Ja rühmad siin on natuke suuremad, kindlasti vähemalt 3, paremini kui 4 õpilast. Rühmade vahele ma jagasin kooli territooriumi erinevad osad. Ühele rühmale ma andsin rohelise ala, see tähendab, kus kasvavad rohililled või siis sinna kuuluvad ka klumbid. Teisele rühmale ma andsin tahke katega alad. Neid on asfalteeritud või siis plaaditud alad. Ja kolmandale siis koolimaja ala. Kuna seda kohe ei saa mõõta ja arvutada, kool ei ole vahetult ristkülg näiteks, aga liitkujund, siis koolimaja all olev territoorium. Nii, tööd alustame sellest, et lapsed teevad eskiisi ehk kavandid, aga jälle tuleb eelnevalt arutleda, kas lapsed teavad, mis on eskiis või ei tea. Esimest korda eskiisi ma tegin matemaatikatunnis, siis ma mõtlesin, eskiis on rohkem kunstiõpetuse teema, siis ma järgmisel aastal tulin
kunstiõpetaja juurde ja siis küsisin, äkki ta on nõus teha eskiisi oma tunni ajal. Ja siis üks kunstiõpetaja oli väga tore, paindlik ja avatud koostööle ja küll ta nõustus teha eskiisi ja siis tuli välja tõsine projektitöö 2 õpetajaga. Nii, kui eskiis on tehtud, siis järgmine tööosa on nende alade jagamine kujunditeks, mis on juba õpitud. 6. klassiks on õpitud ruut, ristkülik, kolmnurk ja ring. Siis me kõik alad jagame nendeks kujunditeks ja sellega esimene tund peab olema valmis. Kui on selge, mis kujunditest koosnevad iga ala, siis lähme jälle õue, teine tund jälle õues, hakkavad lapsed mõõtma vajalikke lõike, et arvutada siis pindalaid. Jälle mahukas ja kasulik töö. Ja teise tunni lõpuks nad jõuavad kõik mõõtmisi teha ja siis, kui rühm töötab väga hästi ja kooskõlastatult, siis ka suurim osa arvutusi on ka tehtud. Ja siis koduse ülesandena jääb vormistada lõpptööd ja teha lõpuni kõik arvutused. Ja 3. tunni ajal iga rühm esitab oma tehtud tööd ja analüüsib oma tegevuse ja mis oli raske ja mida nad õppisid selle töö jooksul. Nii, 6. klassis on veel üks töö. Tegelikult see on mul plaanis juba 3. aasta, kui ma mõtlesin selle välja, idee tuli, siis me kõik läksime distantsile. Nii, üle-eelmine aasta distantsil, eelmine aasta distantsil, siis ma lõppude lõpuks loodan, et sellel mail ma ikkagi katsetan sellist tööd. 6. klassis võib teha, aga mina rohkem tahaksin seda teha 5. klassis. Siis, kui on teema 10 murdude, tehtud 10 murdudega, siis ma tutvustan lapsi ka aritmeetilise keskmisega. Ja siis selle töö raames kordame tehteid 10 murdudega. Töö koosneb 3 osast ja esimene on keskmise tavalise sammu pikkuse arvutamine, teises osas kauplusõppe pikkuse keskmine arvutamine ja siis 3. osa on juba kooli huvis puude keskmine ümbermõõt. Nii, mis puudutab 2 esimest osa? Siin neid 2 osa tuleb alustada sellest, et pöörata tähelepanu mõõtmise tehnoloogiale. Et kõik mõõtmised peavad olema tehtud ühtemoodi ja kui mõõdetakse jala eesotsast, siis on vaja mõõta jala eesotsani, mitte tagaotsast eestotsani või vastupidi. See on väga tähtis moment, millele lapsed tavaliselt ei pööra tähelepanu. Nii, keskmise sammu arvutamine. Plaanitakse teha niimoodi, et igas katses iga laps teeb vabalt liikudes 10 sammu ja siis mõõdetakse, kui kaugele ta läks ära. Ja niimoodi tehakse 3 katset. Lõppude lõpuks nad liidavad kokku ja saavad 30 sammu pikkuse ja jagades 30-ga nad saavad keskmise sammu pikkuse. Siis, mis puudutab kaugushüpped, siis siin iga laps teeb 5 katset ja 5-ga jagades saab keskmise pikkuse. Mis puudutab puude keskmist ümbermõõdu, siin jälle, kuna mõnedel koolidel kooliõu on suur ja puusid on palju, siis
paremini jagada kooli hoovi mitmeks alaks ja igale rühmale anda oma ala. Ja siin jälle eelnevalt on vaja arutleda, kuidas teha muutmisi, et tulemus oleks tõesam, kõik muutmised peavad olema tehtud ühtemoodi ja siis lepime kokku, et kõik muutmised teeme 1 meetri kaugusel maapinnast. Nii, mõõdetakse kõik puud omas alas ja jälle igale rühmale on siis erinev puude arv, muudavad ja siis arvutavad keskmise ümbermõõdu. Siis kohtame kõik kokku ja siis arutleme, kus kasvavad kõige paksemad puud, kus on kõige peenemad ja miks see nii toimub. See ongi ka osaliselt lõimimine loodusõpetusega. No, kuidas siin paare moodustatakse? Siin paarid võivad olla ükskõik millised valikul õpilastele ja paremini mitte rohkem kui kolmikud. See töö on tavaliselt hinnatav jooksva hindega. Nii, veel ühe näide toon, aga see tegelikult küllalt raske töö ja seda võib teha väikeste klassidega. See on liikumise graafiku joonestamine. Mul oli üks väga tore klass, kes oli nõus minuga katsetada ükskõik mida. Nad teadsid, et isegi negatiivne tagasiside on teretulnud ja siis me koos leiame võimaluse, kuidas paremini muuta tööd. Ja siis me katsetasime nendega liikumise graafiku joonestamise. Ja siin oli igas rühmas oli 7 inimest, sellepärast ja selle tõttu nad jooksid 60 meetrit. Praktiline osa koosnes sellest, et me alustasime sellest, et arutlesime, mida me fikseerime. Kas me fikseerime iga 10 meetrit ja mõõdame aega või siis fikseerime iga sekundit ja otsime, kus lõpeb 1 sekund. Ja tegelikult see tekitas lapsele suure raskuse, mida valida ja kuidas teha. Siis otsustasime, et fikseerime iga 10 meetrit. See tähendab, et 6 õpilast seisavad iga 10 meetrit ja omal kohal kasutades stopperid fikseerivad aega. Siis see õpilane, kes jooksis läbi, tuleb ja kogub neid andmeid endale ja siis kujutab koordinaattelestikule. 6. klassis toimubki tutvumine koordinaattelestikuga. Ja jälle siin on probleem, et kui näiteks võtta ühikud 1 ruut, siis ei ole võimalik täpselt kujutada 1 sekundi ja 2 kümnendikku. Siis on vaja kindlasti valida, kui suured on ühikud igal teljel. Ja vot niimoodi jookseb iga rühma liige. Ja tegelikult see töö väga meeldis lastele, nad olid väga aktiivsed ja 45 minutiga iga rühma liige jõudis nii läbi joosta kui ka joonestada graafikut. Vot niisugune kogemus mul on, mitte eriti palju, aga need tööd on tegelikult mahukad ja nõuavad lastelt teadmise, arusaamise ja pingelise tähelepaneliku töö. Nii, ja siis küsimused. Aitäh sulle, Tatjana, et väga matemaatika spetsiifiline, aga matemaatika just selline ongi. Ja see oli väga tore, kuidas sa tõid omalt poolt, et tegelikult on saab lõimida küll päris erinevate teemadega. Minul tekkis kohe see, et aga miks need puud on ikka peenikesed ühe koha peal, peaks need mullaproovid ka sealt ära võtma. Et kui me soolveest juba rääkisime. Et väga põnev ja Tatjana on väga aktiivselt meil postitanud ka Facebookis, kust me ta ka üles leidsime ja korjasime. Et see kogemuste jagamine on hästi tore alati.
Ja ma arvan, et sellises matemaatikatunnis ei teki ka õpilastel pärast seda küsimust, et miks seda koosinust ja tangentsit üldse ikka vaja on. Just selle tõttu ma hakkasingi neid õuesõppetunde andma, sest kohe kaovad küsimused, milleks see üldse vaja. Just. Ma võib-olla kokkuvõtteks ütleks, et minu arust nendest näidetest kõigist jäi kõlama see, et need õuesõppe ülesanded on sellised, mis võimaldavad lõimingut, mis panevad õpilased koostööd tegema ja just nimelt on ju nõuavad ka neid omandatud teadmiste rakendamist päris elus, et see on ju täpselt see, mida nüüdisaegne õpikäsitlus endas peaks sisaldama, et minu arust hästi tore ja inspireeriv. Ja väga tore, siis on chatis olemas teil link, kui te selle avate, siis te saategi vastata. Ja siis ma vaatan, kas siia ilmub midagi. Kui te vastate, kui te klõpsate sinna oma vastuse peale, siis panete sinna submit või mingi selline ja tulevad vastused, väga tore. Et sellised 3 märksõna, mis või mõtet, mis nagu õhku või mõttesse jäi või mis te kaasa võtate siit 3 märksõna. Nii, ootame veel natukene, siis ma panen teise küsimuse ka. Õhin ja tänavaküsimus ja kriidid ja võib-olla need uued õppematerjalid, kriidid, kummid ja pesulõksud. Nii tore ja arendav ja veekatsed ja hästi vahva. Et tegelikult on küll, mis meelde jäi või mis kaasa või mis nagu kohe hingele jäi. Aga nagu te näete, kõige suuremalt on siin keskel lõiming, mis on nagu, see tähendab siis, et seda lõimingut on väga paljud osalejad seal ära toonud. Et siis tegelikult ongi õuesõppes, me saame väga paljusid erinevaid aineid omavahel siduda ja seeläbi siis on need tunnid ka ju põnevamad ja lapsel ei ole selline igav ja üksluine seal tunnis. Aga ma liigun nüüd teise küsimuse juurde ja nüüd me palun hinnata, kuidas sulle tänane seminar tundus, seal on 4 küsimust või sellist 4 väidet, et mis on see sinu väide? Kõik on anonüümne, nii et võite julgelt kohe ausalt hinge pealt kõik nüüd ära öelda. Ja meie nagu täname, ma arvan, Katriniga kõiki siin, kes esinesid, kes osalesid ja küll me päriselt kohtume ja päriselt täname ka neid, kes täna siin helipuldis olid või mikrofoni taga olid, et küll me kohtume ja loodame ikka, et neid kontaktkohtumisi oleks ka ikkagi rohkem ja päriselt. Katrin, tahad sa lisada midagi? Ja minul oli väga põnev kuulata ja mul oli väga hea meel just, et kõik need näited olid vanemast kooliastmest või vanematest klassidest. Me oleme ju kogenud, kuidas õpetajad on öelnud, et mis nendel väikestel viga on ja nendel on hea lihtne seal õues kõik õppida. Tegelikult täna me nägime, et on lihtne õppida ka suurematel õues kõike. Nii et matemaatikast kuni muusikani välja. Nii et väga suured tänud kõigile, kes osalesid
ja meie omalt poolt lehvitame ja soovime teile imeilusat kevade jätku. Loodame, et maailm ka rahuneb vaikselt. Ja varsti on õuesõppenädal. Jaa, muidugi. Ja kellel täna puudust jäi, siis nagu me enne mainisime, et on võimalik siis koolitusi endale päris kooli oma kooli koha peale tellida. Just.